Maamees on nii tihkelt täis, et ega ei saa enam kuskilt haket tuua ka ja juurde panna, et siis peab lihtsalt olema külma närviga ja lootma, et külastajad ja eksponendid meie peal ikkagi väga pahaseks ei saaks. Nii nagu minul ei ole ka enamusel kuulajatel sellist suurte messide võrdlevat kogemust. Kuivõrd sarnane, kuivõrd erinev on maamess võrreldes teiste Euroopa suurte messidega suuremates riikides? No me oleme ikka väiksed. See on veel väike? Jah, me oleme väiksed võrreldes Euroopaga ja seda on ka palju tunnustatud, kui eelmine aasta oli rahvusvaheline seltskond siin ja nad just kiitsid, et me oleme selline kompaktne, et jõuab ja ümariku kujuga mess, et väga paljud messid võtavad kas või Elmi ja Filmetko on väga pikalt venitatud park metsade alla laiali, et see on päris katsumus, et see 10-kilomeetrine riik näiteks ära teha, et me oleme suht kompaktsed ja see paljudele meeldib. Ometi on kuulda, et maamess läks see aasta natukene veel suuremaks. Natuke läks, aga see on niisugune kosmeetiline minek, et eks me oleme praegu oma õigetes mõõtudes, et eks see Tartu ja Tähtvere linnaosa ei saa ka rohkem vastu võtta ja püüame siia ära mahtuda ja kõigiga sõbralikult läbi saada. Õnnestuva ja püsivalt õnnestuva ettevõtmise kõige suurem oht on stagnatsioon. See, et lihtsalt ei olegi eesmärki, mille poole pürgida, nagu Sergei Pupka kunagi teivas hüppes, kellega see ikka võistleb peale iseenda. See ongi see messikorraldaja selline väike võluvits, et ta peab leidma selle väikse motivatsiooni iseendale, et midagi uut teha, et me oleme see aasta ka mõned uuendused teinud ja loodame, et seda ka külastajad ja eksponendid näevad, et midagi peab ikka tegema iga aasta. Aga mis on see, mis näiteks praegu on juba järgmiseks aastaks valmis? Ma olen kindel, et see mõte käib mitte messist messini, vaid mõte käib natuke pikema perspektiiviga. Et võib-olla et õues vahekäiguteed võiksid olla laiemad, see tähendab jälle, et kõik ei mahu ära, pinnad lähevad väiksemaks, et ilmselt peame mingit kompromisse leidma, et ekspositsiooni üles sättimine õues oleks ka natuke mugavam. Et suured autod ei pruugi viimasel hetkel enam neid täisnurkseid pöördeid välja võtta, et me peame siin natuke neid teedevõrkusid natuke korrigeerima. Me räägime seda juttu Tartu maamess 2025 esimestel tundidel, 3 messipäeva on ees. Meie jutamine jõuab inimesteni siis, kui tavainimene seab plaani maamessile tulekuks. Millised on soovitused ja ma mõtlen eelkõige just sellisele inimesele, kes ei tule traktorit ostma? Soovitus on see, et maamess on piisavalt suur ja selline üritus, kus leiab ka ühtist muud, kui tehnika ei huvita, kas või kuidas seda tehnikat on eksponeeritud muustilise külje pealt, kuidas boksid üles ehitatud on ja eks bokside juures käib ka boksi disain, et võib ka seda poolt vaadata ja imetleda, et siin on päris põnevaid ilusaid bokse, mida isegi tahaks veel mitu korda vaadata ja üles pildistada. Üks mõte, mis mul on, ma ei tea, kas sellele saab alla kirjutada või ei saa, aga mulle tundub, et kui peres on poisijõmsikaid, siis see vaatepilt, mis siin avaneb, seda pilti mitte kuskil mujal ei näe. Jõud täitsa tulla lapsega selles mõttes, et ta lustiks ja näeks seda masinavärki. See masinavärk on, mida vaadata, et ei pea mängukonsoolide pealt vaatama, vaid siin on need masinad kõik eestalt olemas, ilusad, värvilised, uhked, kaasaegse disainiga, et see kindlasti paelub ja eks traktori ehitajad lähevad ka ju seda teed ja masina ehitajad, et masinad peavad olema nii atraktiivsed, et tänapäeva noored tahavad nendega töötada. Ja selle nimel töötatakse ja need ilusad masinad on siin kõik ka vaatamiseks väljas. Üks küsimus, mida ma sageli seda laadi ürituste korraldajate käest uurin, et isiklik eeskuju on kõige parem, et palun ausat vastust Margus Kikul, kui palju jõuab oma isiklikku külmkappi siinsel messil pakutavat toidukraami? Väga raske küsimus, et ma ei ole selline toidugurmaan, et ma tellin nädalas Selverist korra toidu ja lihtsalt see aeg määrab ka selle ära, et ei ole
selline eriline toidunautaja. Eks igal hea toidul on ka oma varjupooled. Ja on nad kalorid näiteks selles hoiatus ülekaalulistele, kui te tunnete, et olete väga kole ja paks inimene, siis palun vältige maamessi. Söögem lihtsamat toitu. Aga maamessi toidud on väga tervislikud, mis siin toidu välja on esmaklassiline. See on ka ilmselt, Eestis on küll toidumess ja kõik võimalikke variante, aga ma arvan, et just Eestis toodetava poole pealt see on ka üks paremaid väljapanekuid aasta jooksul ilmselt, mis maamessi välja pannakse. No kindlasti, jah. Ja ega mul ei jäägi muud midagi öelda, kui et messi jätkuvat õnnestumist ja valmisolekut edasi liikuda ka selles punktis, kus külastajana tundub, et kõik on nii paigas, et kuhugi pole enam minna. Okei, kindlasti on liikuda.